Paar aastat tagasi sai käidud Soomes koolitusel, kus siis Soome pöörasankarid, nad kutsuvad niimoodi neid rattainimesi, kes teevad siis selliseid töötubasid, viisid sellise koolituse läbi. Ja tundus selline tore mõte ja hiljem selgus, et ka teistes riikides on taolisi ainetunde ratastel läbi viidud, nii et materjali leidus internetist piisavalt, et tuua ka siia seda Eestisse ja õpetajatele proovimiseks. Uue õppematerjali läbitöötamiseks ta võib-olla ei ole kõige parem formaat. Võib-olla on hea kasutada sellist formaati, kui tahetakse tunni teemat korrata, varem õpitud kinnistada või kas või õppeaasta alguses selline tere tulemast kooli vahva tund läbi viia. Võib-olla kõige toredam oleks, kui siinkohal teeksid aineõpetajad koostööd liikumisõpetuse õpetajaga, kus siis liikumisõpetuse õpetaja omalt poolt saab juhendada rattakäsitsemise oskust, saab rääkida liiklusreeglitest, kiivrikinnitustest ja aineõpetaja omakorda saab anda sellise sisendi siis ainetundi ja ühiselt sünnivad siis need töölehed või need ideed, mõtted, mida siis sellises tunnis saab läbi viia. Siin õpetajatel endal on tulnud mõtteid, et rattaga ainetund ei pea ilmtingimata olema kogu aeg ratta seljas. Et see võib olla ka erinevates punktides, nii et mõnes punktis ei kasutata rattaid ja teises punktis siis kasutatakse. Nii et ei ole oluline, et kõikidel lastel endal oleks ratas olemas, vaid klassi peale võib-olla on vaja ainult 4–6 ratast, et saab ka hakkama. Et rattatunni reeglites ongi väga oluline see, et õpilased teaks, mida selles tunnis nad tegema hakkavad, seega on hea, kui õpetaja on eelnevalt rääkinud, mis saama hakkab, kuidas punktides liigutakse, millal rattaid kasutatakse ja mis otstarbeks, et ei tekiks suurt segadust tunni ajal. Kui ainetund toimub ratastel või kasutatakse jalgrattaid ainetunni läbiviimisel, siis tegelikult selle tunni jooksul nad ei õpi mitte ainetunni sisu ainult, vaid nad õpivad siis jalgrattaga sõitma. Nad õpivad ka võib-olla teistega arvestama, sotsiaalseid oskusi, suhtlemist teistega ja samas sellist arendavad oma kehalist kirjaoskust. Et võib-olla jalgrattaga sellist tavalist sõitu me oskame igaüks teha, aga ainetunni sellistes ülesannetes on mõnikord vaja hästi aeglaselt sõita, mõnikord on vaja samal ajal rääkida oma kaaslasega selle jalgratta seljas. Nii et see oskus on selline, mida saab siis selle tunni jooksul arendada. On 2 võib-olla sellist eri viisi, kuidas õppetööd läbi viia, või tegelikult neid viise on palju, aga üks viis on siis viia läbi õuealal. Õues õpet me kasutame päris palju ja meie õpetajad kasutavad päris palju. Jalgrattaid kasutatakse veel vähe, aga see on võib-olla sellise mängulise poole toomine õppetöösse sisse, et see enamasti igal lapsel jalgrattaga sõitmine meeldib ja see on nende jaoks mitte nagu suur õppetöö osa või selline vaev ja raskus, vaid pigem annab seda rõõmu võib-olla sinna tundi rohkem ja laps ei saagi aru ise, kui ta samal ajal ka tegelikult seda oma ainetunni sisu kordab ja niimoodi teadmisi omandab.